40 elanikku Kohtla-Järvelt tulid eelmisel reedel linnavalitsusse, kuhu neid kutsusid kohtumisele linnavalitsuse ametnikud. Enam kui 100 inimest saatsid ligikaudu kuu tagasi Keskkonnaministeeriumisse ja Kohtla-Järve linnavalitsusse kirja, milles väljendus mure suurkontserni Viru Keemia Grupi edasise tegevuse pärast, mis võiks kahjustada nii keskkonda kui ka elanike tervist. Kirjas väidetakse, et Viru Keemia Grupp planeerib et linnas looma uue karjääri, et hakata tootma tsemenditehase jaoks materjali, mis väidetavalt peaks kerkima samuti linnas. Samuti väidetakse kirjas, et suur kontsern nõustus teisaldama Kukruse mäge, mis peaks jõudma kontserni ohtlike jäätmete ladustamise alale, mis asub Järve linnaosas. Elanikud, kes kirjutasid alla kirjale, kardavad, et kevadel lume sulamisega satuvad ohtlikud jäätmed ka linna territooriumile. Linnavalitsusse kohtumisele tulid ka Keskkonnaministeeriumi esindajad, looduskaitseosakonna esindajad, Viru Keemia Grupi arengu- ja tehnikaosakonna juht Martir Viirmäe, Viru Keemia Grupi keskkonnakaitsejuht Erika Sulg. Ettevõtte spetsialistid selgitasid elanikele väga täpselt, mida hakatakse tegema, milliseid meetmeid kasutusele võetakse ning kuidas kaitstakse keskkonda. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ütles, et see kohtumine näitas, et on vaja elanikega rohkem kohtuda, et ei tekiks erinevaid kuulujutte. Loomulikult on linnas keskkonnaalane küsimus mitte väga lihtne, kuid mõõtmised, mida teostatakse, on normide piires. On muidugi ettenägematuid asjaolusid, millega ettevõtted võitlevad, kuid see on enamjaolt puhastusseadmetega seotud.